Eestimaal on jõudnud kevad ja peagi tervitab meid ka soe suvi ja koos sooja suvega tuleb, Lauri, mis asi? Päike. Absoluutselt. Päike mõnus asi, siis tuleme toast välja, veedame palju aega näiteks terrassi peal, aga kui me ikkagi selle pika päeva oleme juba päikesega olnud seal terrassil vedelenud, siis millest me hakkame puudust tundma? Kuhu me läheme? Me läheme varju. Aga et me peaks terrassilt ära minema, selleks on abiks üks korralik päikesevari. Millest nüüd alustada päikesevarju valimist? Suurus vist on see põhiline asi, on ju? Absoluutselt, kõigepealt meil on vaja päikest, meil on vaja suve. Seda õige. Siis järgmine asi ongi, et kas me räägime millestki modernsemast, milline on majastiil. Et modernsema maja puhul, ma arvan, selline meie Scandibro Flexivari. Siin on meil siis kattevalik helehall, tumehall. Ehk siis see hele ja umbes siis see tumehall. Ja, siin on üks tumedam näide ka, et tal on solarvalguspaneel. Saame panna siis tsoonide kaupa valgustuse põlema. Masti on võimalik reguleerida siis nii-öelda igas suunas, 4 suunas ja saab ka jalast keerata. Sa mainisid solarpanel, see tähendab seda, et see valgustus ei ole mitte patareide või akude peal, vaid tal tegelikult ka peal on siis selline päikesepaneelik, mis siis ise teda täidab. Täpselt nii, et sealt nende varjude pealt on siis ka näha, et seal on nii-öelda meil paneelid on peal, akud on taga ja toidab selle pealt. Sa ütlesid, kui suur see nüüd on? See on praegu 3x3, et saab ka laiemat, siis laiusesse läheb kuni 4 meetrine ja 2 mastiga varjul on siis ainult 3x3 katse. See on nüüd siis see 2-mastiline. Aga kuhu see enne kõike sobiks? Siis on vaja ka päris suurt rassi, vaid? No seal on juba natukene rohkem jah, et eks jala mõistes ta on kompaktsem, on ju, et seal on üks ristjalg on all ja selle arvelt jääb siis terrassi peale rohkem pinda, et rohkem külalisi kutsuda. Ja kui te ikkagi tahate, et teie hoobis oleks sellist puidu, sellist õngu, siis see, kallid sõbrad, see ei ole puidust, see metallist, aga siis puitimitatsioon, see tähendab seda, et miks ta metallist on, et oleks vastupidava. Jaa, absoluutselt, et nagu meil kõik karkassid on alumiinium, meie kliimasse sobilikud, saab ka talveks jätta siis terrassi peale selle ülesse ja lihtsalt siis nii-öelda mastikeered kinni, kaitsekott peale ja voilà. Ja teine lahendus, mis pakub teil terrassil mõnusat varju, on siis päikesevarju asemel markiis. See nüüd on ka tegelikult hea vihmakate. Absoluutselt. Et markiisi puhul meil on siis valikus alates 3 meetrist, 0,5 meetrise sammuga kuni 5,5-ni. See on meie laokaup, siis, mis on meil kogu aeg koha peal olemas. Kangaste valik on lai ja markiisi puhul on siis positiivne see, et ta ei võtta terrassi peal ära siis jalaruumi. Ehk siis selle me võtame seda jalga? Ja ristjalga, et sellist kändu ja raskuseid seal all ei ole. Ja lisaks saab markiisile paigaldada ka raputusanduri, mis siis kõvema tuule korral pakib aparaat ennast ise kinni. Ja siis kinnitused seina peale, ma saan, siin on selline allikas, valge ja must on siis selle standardid, aga ilmselgelt saab teil ka ju rätseplahendusega neid markiise. Kindlasti, et saame ka teha vastavalt siis kliendi soovidele, on ka igasuguste vilede kelladega uhkemad aparaadid. Sarnaselt kanduritele ehk siis nendele kinnitustele on ka kassette ehk siis neid korpuseid 3 erinevat värvi. Inimestel on ilusad kodud, ilusad aiad, aga seal aia ees on mis asi? Prügikast. Olgu siis rohelist või musta värvi või ei tea, mis veel. Riivab silma, on ju, olgem ausad. Tent-testil on selleks ideaalne lahendus. Näete siin, kus prügikast võib olla? Prügikast on siin samas ära peidetud. See sama must prügikast, mis on väga paljudel inimestel kodus majas, on siia ära pandud. Ja neid lahendusi nüüd tegelikult, Lauri, on ka mitmeid. On selliseid natuke, puitu meenutavad ja siis selline ka, kuhu saab peale siis taimet panna. Absoluutselt, sarnaselt kattuvalt meie ülejäänud toodetega, et on selline modernsema stiiliga hallides toonides ja siis on puittoonides natukene klassikalisema stiiliga. On ka pedaaliga variant nendest. Ehk siis prügi meil ju kõigil tekib. Küsimus on lihtsalt selles, kuidas me neid prügikonteinereid siis seal maja ees eksponeerime. Minule see variant väga meeldib. Ja kas nüüd keegi päris minu prügi varastama tuleb, aga need käivad ka lukku. Absoluutselt. Ja mis veel? Me tellime üha rohkem erinevaid pakke internetist ja me ei ole alati kodus siis, kui kuller tuleb. Kui teil on selline turvatud pakikapp, mida Tent-test ka pakub, siis ei pea te muretsema. Kuller lasta tuleb, mis kellaajal ta iseenesest tahab. Teie pakk on just toitud. Näete, siia pannakse pakk sisse. Kui te nüüd see kuller selle luugi nüüd kinni paneb, see pakk kukub siia alla. Siin on selline pehmendatud kuiv kamber ja kui te tulete koju, keerate lukust lahti, võtate oma pakki välja. Imelihtne. Imelihtne, mis mul veel Tent-test puhul meeldib. Me oleme näinud, majadel on need õhksoojuspumpuvad, need valged kastid, need välimised. Õudus. On. Ka selle jaoks on Tent-testil lahendus olemas. Selline nagu, kuidas sa nimetad seda siis? Välisosa siis kate, sisuliselt sarnastes toonides jällegi siuke stiilne hall
ja saab välisosa kenasti ära katta, et ei pea seda inetust vaatama. Täpselt nii. Ehk siis sõbrad, loodame, et suvi tuleb päikese rohkem, aga kui tuleb päikest palju, siis tahame ka natuke varju saada. Vaadake tentest.ee.